aga tõtt-öelda Papastuudium väga nendest kristlikest tähtpäevadest ei juhindu. Ja see on puhas juhus, et see niimoodi läheb, sest meie loengud lihtsalt on reeglina pühapäevapi. Ja isegi võiks öelda sulgudes mitte reeglina, vaid kunagi pühapäevapi. Ja seetõttu siis küll pisut arvestab iga detsembrikuu Papastuudium natuke midagi, mis on seotud enamaga kui loodusteadused teinekord. Enamaga kui loodus ja tihtilugu detsembris on meie loengud selle teadmise ammutamise mõttes, tavapärases mõistes teadmise ammutamise mõttes pisut laiemad. Ehk siis seegi kord on palunud esinema meile peapiiskopi, kahtlemata ka teoloogi ja filosoofi Andres Põdra eesti keeles. Ja miks tegelikult pakutud teema ehk siis inimlikust ja jumalikust õnnest või õnnetundest ka leidis vastukaja lektori poolt ja Andres Põdra oli nõus sellest selle teema arutlema, siis peaaegu pärast või minu arvates inimene isegi siis, kui tundub, et see ei ole väga pidevalt oleme seotud selle mõttega, kuidas me saaksime olla õnnelikud ja kuidas see tunne säiliks kogu aeg. Aga see õnne asi ja see õnnetunne, see on midagi üsna ebapüsivat tundub mulle. Samas siiski on võimalik püsivõnne tundmise. Kuidagi meil väga personaalne ja samas väga üldine teema meie veidi oleks kogu aeg meie elus. Aga siit samast punktist edasi annaksin ma sõna juba siiski peapiiskopile, täna doktor filosoofile ja teoloogile Andres Põdrale. No nii, head kuulajad, ennem kui ma läheksin ettekande juurde, mõned siis juhatavad märkused ja siin eelkõneleja mõtete jätkuks tuletan meelde, et üks autor, keda ma sellega seoses lugesin, kirjutab, kuidas ta oli väga õnnetu tükk aega, kuna oli andnud kergekäeliselt nõusoleku pidada ettekanne õnnest. Ja alles seejärel, kui ta siis meenutas vana tarka tõde, et ei ole mõtet muretseda asjade üle, mida enam muuta ei saa, sai ta hingerahu tagasi ja võis rõõmsa meelega oma ettekannet koostama hakata. Kui mina hakkasin ettekannet koostama, siis öeldi mulle, et see peab olema akadeemiline ettekanne ja et pealkirjaks oleks inimlikust ja jumalikust õnnetundest ja ma ei süvenenud, jäin selle pealkirjaga kohe rahule, aga kui ma natukenegi hakkasin järele mõtlema ja lugema, siis sain aru, et ei ole mingit põhjust ega õigust piirata sellist teemat ainult tundega, sest tunne ju ikkagi millestki tekib ja inimene ei koosne ainult tundest, vaid ka mõistusest, raatsiost ja need on nii tihedalt omavahel seotud, et kus sa seda piiri siis ajad ja seetõttu ma siis vabandasin, et väike muudatus pealkirjas panin inimlikust ja jumalikust õnnest. Ja kuna nüüd on siis tegu akadeemilise ettekandega, siis ma mõtlen, et võib-olla ma püüan siiski minimaliseerida viiteid tsitaatidele selles mõttes, et ma kogu aeg ütlen, et tsitaadi algus ja tsitaadi lõpp, mis ju katkestab teatud määral mõtet ja kui nüüd keegi jääb ebaselgusesse, et kus maalt kelle mõte just oli, siis mul on kirjalik tekst ja täpsed viited, võite minu käest küsida, ma täpsustan, aga kui just on hädavajalik öelda, et nüüd algab või lõpeb tsitaat, siis ma seda ka teen. Ja viimaseks ma nimetan, et
küsiti ka, et kas ma tahan PowerPointi või midagi tehnoloogiat kasutada, siis mõtlesin, et õnn on nii konservatiivne tunne, kuigi jah, seda saavutatakse ka moodsate vahenditega, et ma siiski ei riski siin võtta ette niisugust tehnoloogilist eksperimenti õnnega, sest öeldakse ka, et mis silmisse südamest, nii et kui pilt kustub ekraanilt, siis võib-olla ei jäägi midagi meelde, nii et selle tõttu ma palun, et te võib-olla hoolega kuulaksite ja võtaksite selle kõrva näpu vahele ja prooviksite seda kaudu süveneda nendesse mõtetesse, mida ma esitan. Ja nüüd teema juurde. Küsimus õnnest on sageli niinimetatud hea küsimus intervjuu lõpul ja romantismi aegadel kirjutasid abituriendid sel teemal kirjandeid ja tundub, et nüüd vist enam see ei ole väga populaarne kirjandi teema ega paku nii suurt huvi, sest võib-olla on hakatud kahtlema võimaluses õnne määratleda või veel hullem seda ka leida. Professor Eberhard Jüngel Tübingenist ütleb, et õnnest saab rääkida ainult kogenedes. Ja on inimesi, keda õnn võtab lausa tummaks, sest õnn on nii-öelda tabamata õnn. Õnneotsingute tagajärjetusest kõneleb näiteks 2010. aastal USAs toodetud Adam Shermani film Tabamatu õnn, mille lühiiseloomustus kõlab järgmiselt. Kadunud põlvkond, vabast armastusest sündinud lapsed, kes poleks pidanud kunagi suureks kasvama, ja nende massipsühhoosist halvatud vanemad, ajuloputus, seksuaalse pinge sidumine vägivallaga, igasuguste piiride ja tabude puudumine, narkootikumid, hukutav vabadus, lummav vulgaarsus, põlev lehm. Kas õnn on üldse teema? Ometi võttis ÜRO Peaassamblee just täna 28. juunil ühehäälselt vastu resolutsiooni, millega kuulutati iga aasta 20. märts rahvusvaheliseks õnnepäevaks. Nii et järgmise aasta 20. märtsil võite kõik pidada õnnepäeva ja vaadata, kas on õnnelik päev. Selles resolutsioonis öeldi, et õnne poole püüdlemine on inimese peasiht ja kutsuti liikmesriike üles seda päeva ka asjakohasel moel tähistada. Nii et eks me näe, kas Eesti Vabariik ka seda tähistab. Pühakirjas öeldakse, et minu õnn on see, et ma olen Jumalale ligi, see on psalm 73:28. Ning kogu ristiusu sõnum ei tegelegi muuga kui sellega, kuidas see ligiolu võiks teoks saada. Termin, mida eestikeelne piiblitõlge Luteri eeskujul on Jeesuse kohta kaua aega kasutanud, on, te teate seda ka kõik, on õnnis tegija. Samas on see õnnis tegija risti löödud, kes ei näe kuigi õnnelik välja seal risti puhul. Kuidas saabki valude mees teha õnnelikuks või mida õnn sel puhul tähendab? Niisiis, olgu ilmalikel või vaimulikel kaalutlustel tuleb meil tahes tahtmasta süüvida õnne olemust. Ja nüüd esimeseks lõiguks olen pealkirjastanud hedonismi paradoks. Kõneluse õnnest liigub skepsise ja idealismi, subjektivismi ja objektivismi,
sisemise ja välise õnne eristamise ning õnne eneseteostusena või lihtsalt vedamisena mõistmise skaalal. Ja seda nii rahvasuus, kirjanduses, poliitikas kui filosoofias. Et teha järeldusi, laskem siis pilk üle peamiste võimaliku arusaamade. Me oleme õnne loonud, ütlesid viimased inimesed ja pilgutasid silma. Nõnda kõneles Zarathustra, lihtsa samanimelises kuulsas teoses, väljendades sellega sügavat põlgust inimeste vastu, kes peavad ennast viimasteks ja kes kõige viimasena tegelikult väärivad inimese nime. Neile on maailm väikeseks jäänud, kaasa arvatud õnn. Viimastele inimestele tähendab õnn ja nüüd Nietzsche tsitaat, veidike mürki alguses, see toob mõnusa une ja palju mürki lõpus, see toob mõnusa surma. Tsitaadi lõpp. Ja järgmine tsitaat, lõbuke päevast ja lõbuke ööseks, sest me hindame tervist. Me oleme õnne loonud, ütlevad viimased inimesed ja pilgutavad silma. Viimased inimesed on siis targad, nemad võtavad pitsi ja peavad aru. Subjektiivsest õnnekäsitlusest, mis mõistab õnnena seda, mida just õnnena tajutakse, seega õnne elamust või õnne aistingut, võib teha aga ka palju radikaalsemaid järeldusi, kui tegid need viimased inimesed. Toetudes Robert Nozitzki mõttele kogemuste masinast kirjutab Louis Boyman, see on siis üks eetik, ja nüüd tsitaat. Te töötate koos tehnikutega välja programmi, mis sisaldab kõiki õnnekogemusi, mida te olete kunagi ealdanud. Ja õnnemasin teeb selle kõik teile kättesaadavaks. Tsitaadi lõpp. No, sellise õnnemasina väikesteks analoogideks on ju tegelikult ka kõik tehnilised vahendid, nagu olgu alkohol, droogid, kasiinod, internetimängud, poodlemine, rahuldamaks meie naudingu himu. Kui see, mida te soovite, on üksnes nauding või rahuldus, tundub naudingumasin väga mõistlik ja vajalik riistapuu olema. Kes tahaks või suudakski sellest väljast astuda, kui ta juba sellises naudingumasinas viibib. Aga kui teil oleks võimalus sellesse õnnemasinasse astuda, siis mõelge järgi, kas teie teeksite seda. Ja kas see oleks ikka päris õnn? Nii küsib Boyman. Aga ta vastab ka ja võrdleb sellist õnne uimastatud prussaka õnnega ning tsiteerib ka utilitarismi isa John Stuart Milli, kellel pärineb mõte parem olla rahulolematu Sokrates kui rahulolev siga. Subjektiivne õnnemõiste on piiratud selle tõttu, et see keskendub nimelt mina seisundile, olles seega enesearmastuse ja enese nautimise väljenduseks. Äärmiseks ja võib öelda, et lausa psühhiaatriliseks näiteks on siin nartsissism, mis on saanud oma nime noormees Narkissose järgi ühest Vana-Kreeka pärimusest. Ja lugu räägib siis sellest, et ühel jahikäigul märganud Narkissos oma peegelpilti allikal ja armunud sellesse peegelpilti sedavõrd ära, et ei suutnudki enam lahkuda ja nõrkes ja suri sinna samasse allikale.
Kui õnn pole taandatav lihtsalt teatud liiki aistingutele ja emotsioonidele, paneb see meid küsima, kas ja kuivõrd on inimlikul viisil üldse võimalik modelleerida tõelist õnne ja seda siis kas õnnevasina või mingil muul teel üksikutele isikutele või kogu ühiskonnale võimaldada ja edasi anda. Pealegi piiravad sellist võimalikku naudingu ideoloogiat järjest vähenevad ressursid, mille pärast ju kogu inimkond täna ka mures on. Ning see seab kahtluse alla igasugused populistlikud ja utopistlikud poliitikad, mis õnne nimel või selle sildi all ei tarvitse vahel, ja me teame, ajalooslik kogemusi on päris palju, tagasi kohkuda ka kuritegudest. Hoiatavalt on selles osas sõna võtnud just uue maja kirjanikud. Tarvitseb meenutada George Orwelli jutustust 1984, kus õnneministeerium tegeleb nuhkimise ja inimeste hävitamisega. 60ndate lõpul ilmunud raamatus ajastu ahistavad asjad mängivad vennad Strugatskit mõttega, et üha arenevas ühiskonnas võivad ka täiesti süütud asjad, mida me pole osanud näha enda vaenlastena ja ohtlikena, ühel hetkel muutuda hukatuslikeks. Odavast elektroonikavidinast saab täielik narkosüsteem, lihtsalt kemikaalid muudavad kas või vannivee ulmade generaatoriks. Hiljaaegu kuulsime, et üks vendadest Strugatsitest ka lahkusid meie hulgast, aga kahtlemata on nende sügav pilk ulatunud juba ammugi üle nende aja. 1932. aastal ilmunud Louis Huxley teos Hea uus ilm kõneleb väärastunud tulevikust, kus inimesi kujundatakse varajasest lapsepõlvest siis sellise hea uue ilma kodanikeks. Selle ühiskonna rajaja Mustafa Mond jagab seisukohta, et ainsaks hüveks on meeleline nauding ja ta on muutnud siis ühiskonna teatud vahenditega selliseks õnneühiskonnaks, suutnud leida mehhanismid inimlike hädade kaotamiseks ja pakub joovastavate aistingute kogemiseks ravimit nimega sooma. Aga selles õnneühiskonnas ei ole ometi kõik rahul. See ideaalne hedonistlik paratiis tundub mõnele ebainimlik. Üks tegelastest, metslane, nõuab õigust olla, ja nimelt õigust olla õnnetu. Õigust vanadusele, haigusele, näljale, kannatustele, hirmule. Kas me nõuaksime niisuguseid inimõigusi? Ka Nietzsche Zarathustra raamatus leidub üks tegelane, võlur, kes hüüab: "Oo, tule tagasi, mu valu, mu viimane õnn." Levinud arvamuse kohaselt olevat Nietzsche olnud õnnetaotlused ja ka Jumala hauakaevaja, kuid tegelikult puudutab tema kriitika peamiselt nende haaramatute tõeluste sellist pisikodanlikku ja primitiivset tõlgendust. Sellepärast laseb Nietzsche ka võluril ühendada õnne valuga, mida tekitab igatsus Jumala järel.
ja tsitaat siis võlulisuus. Sinu juurdevig jooks ja mu viimane südame tuli leegitsab sulle, mu tundmatu Jumal, mu valu, mu viimane öö. Võime eelöeldu kokku võtta Eberhard Jüngeri tõdemusega ja tsiteerin nüüd teda, ühelt poolt viimaste inimeste loodud õnn, kui elu tõsiduse peale surutud fiktsioon ja teiselt poolt saabuv tundmatu Jumal kui viimne õnn, isegi kui see oleks fiktsioon. Kumb neist väärib õnneks nimetamist, küsib see professor. Tegu näib olevat fundamentaalse vastuoluga. Ka rahvasuu ütleb, et igaüks on omaalne sepp ja suur filosoof Immanuel Kant kinnitab, et meie ülesanne on end õnnelikuks teha. See on tõeline moraalsus. Teisalt väljendab püha Toomas Akvinost, kuulus kirikuisa ja teoloog, et tsiteerin, inimene tehakse õnnelikuks üksnes Jumala toimimise kaudu. Tsitaanile. Üksnes Jumala juures on mu hing vaid, sest tema käest tuleb mulle pääste, ütleb laulik Taavet Piibliraamatus psalm 62:2. Kas need esmapilgul vastandlikud positsioonid on seostatavad, küsib Jüngri. Tõdemus, et üksnes himude rahuldamine inimest ei rahulda, see on päris korduv kogemus ja väljendatud väga paljude nimekate mõtlejate poolt. Ja seda on nimetatud ka hedonismi paradoksiks. Ja öeldakse, et parim viis õnne leida on õnn ära unustada. Õnnele keskendumise või selle kui asja iseenesest defineerimise asemel tuleb pühenduda heale ja õigele eluviisile. Luuletaja sõnadega ma püüdsin õnne lendu pääses ta, ma püüdsin teha head, nüüd õnn on minuga. Kuid kes ütleks, mis asi siis see hea on? Jõusan teise lõigu juurde oma ettekandest. Kas eneseteostus või juhus? Tegelikult mõistis juba hedonist Epikuuros, kes siis elas aastatel 342-279 enne Kristust, õnne avaramalt kui ainult naudingut. Ja tsitaat, õnnelikule elule ei vii mitte pidevat peod ja pillerkaarid ega ihade rahuldamine, vaid kaine arutlus. Igasuguse valiku ja vältimise motiivide vaagimine ning hoidumine paljast arvamusest, mis on suurimaks hingerahutuse allikaks, ütleb siis Epikuuros ka. Aristoteles, kes on siis ajaloo üks kõige suuremaid filosoofe antiigist, elades aastal 384-322 enne Kristust ja kes on pannud aluse õnnekäsitlusele, millest ei ole saanud mööda enamik hilisemate põlvedega ega ka kristlike mõtlejate tõlgendusi, pigem need tõlgendused täiendavad Aristotelest. Tema siis leiab, et õnn vajab teadlikku enesepiiramist ja vabanemist meelelistest naudingutest. Õnn eudaimonia tuleneb inimloomuse tõelise eesmärgi saavutamisest.
vastavusest inimese algideega. Objektiivsele psühhofüüsilisele olemusele nagu elus väljundi leidmisest ja sellele olemusele vastamisest. Õnn on jõudmises inimelu tipptasandile, nii nagu üks inimene mõeldud on ja mida inimelu võimaldada võiks. Või siis, kui kasutada meie oma Eesti mõtleja ja filosoofi, teoloogi Uku Masingu terminit kõige suurem elusus. Paralleelina maksab siin meelde tuletada piibli loomislugu, mille kohaselt Jumal lõi inimese oma näo järgi. Nii et selles käsitluses on kusagil siis selline pilt, nägu, millega me peaksime sarnastuma ja mida oma elus teoks tegema, et õnnelikud olla. Et nõnda mõtleb siis ka Aristoteles. Olgu vahemärkusena öeldud, et vulgaarmaterialism seadis taolise õnnekäsitluse kahtluse alla. Ja miks? Nimelt sellepärast, et empiiriline teadus ei suutvat avastada mingit sünnipärast elost ega eesmärki. Ega ka olemust, millele inimelu peaks vastama. Uurid mikroskoobiga, uurid teleskoobiga, lased kardiogrammi teha ja näe, olemust ei avasta. Vajadusest kuidagi motiveerida inimeste sihipärast käitumist sündis siis nagu sellel baasilt niinimetatud kombineeritud õnnekäsitlus. See on siis selles, et inimene püstitab ise endale eesmärgi. Püstitab eesmärgi ja koostab eluplaani, mille täitmine talle rahuldust pakub. Niisugune tore plaani majandus. Üks sellise lähenemise teoreetikuist, John Rawls, tunnistab, et isegi kui inimene peaks valima eluplaani, kus ainsaks rahulduseks on rohukõrte loendamine, sunnib meie poolt omaks võetud hüve määratlust tunnistama, et sellise inimese jaoks ongi hüveks rohukõrte loendamine. Ja ta võiks olla õnnelik. Hästi palju rohukõrsi on tema ära loendanud. Paratamatult tõuseb küsimus, kas mõned eluplaanid on rohkem väärt kui teised või on ka selliseid, mis pole mitte midagi väärt, milles kuningas käib alasti. Ja siit jõuame me tagasi uuesti Aristotelese juurde. Aristotelese meelest iseloomustab homo sapiensi ratio, mõistuse valitsemine inimese hingeliste ja emotsionaalsete aspektide üle ja Jumal on puhas mõistus. Seega vajab õnn kooskõla Jumalaga. Kuna Jumal on ka hea ja orienteeritus Jumalale aitab mõista head, peab kogu inimese tegevus, nii praktiline kui teoreetiline, olema suunatud heale ning ülimaks heaks polegi midagi muud kui seesama õnn ise. Mõlemad inimese eluvaldkonnad, see on siis praktiline ja teoreetiline, vajavad aga teadmist, sest ka ratio ei saa ilma mõistus, ei saa ilma teadmisteta midagi peale hakata. Kusjuures siis, kui nüüd mõtleme tagasi, mis ma enne ütlesin, teadmine jumalikest asjadest, niinimetatud metafüüsika, on Aristotelese meelest kõikide teadmiste krooniks. Filosoofia ei ole Aristotelese arvates üksnes õpetus, vaid lausa eluvorm, teos teoreetikos, mille eesmärgiks on siis
tõde. Tõde aga on muutumatu, paratamatu ja igavene. Vähemalt Aristotelese ja ka paljude teiste filosoofide meelest, et nemad ei arvanud umbes nii, et tõde on see, kus küljest parajasti vaadata või kuidas tõde paista lasta. Nad arvasid, et tõde ongi tõde ja seda ei saa inimliku tehnoloogiaga või ka poliittehnoloogiaga musta valgeks ega valget mustaks muuta. See, mis on aga igavene, nagu jutt oli tõest, see ei ole ajas. Tõdetundev inimene on tõstetud üle aja ja ka üle ajas kaduvate õnnehetkele. Siin võime meelde tuletada Jeesuse sõnu, kes ütleb, kui te jääte minu sõnasse, siis te tunnetate tõe ja tõde vabastab teid. Johannese evangeelium 8. peatükk, salm 32. Selline inimene kogeb hingerahu, milles on siis täiuslik elu, see inimese elu kõrgvorm ja ka täiuslik õnn, mida inimene on kutsutud taotlema ja saavutama. Kuulsad on ka püha Augustinuse, siis ka üks esimesi suuri ristiusu teolooge ja filosoofe sõnad, kes ütleb, Jumal on meid loonud enda jaoks ja rahutu on meie süda, kuni ta ei puhka temas. See Augustinuse väljend leidub siis tema kuulsa raamatu Pihtimused, biograafiline raamat esimeses peatükis. Ja just nende kahe, see on siis meelelise õnne ja hingerahu vahel, tuleb meil, kasutades Friedrich Schilleri sõnu, valida. Nii et Schiller on öelnud, et ega inimesed polegi nagu muid valikuid, kaks teed, kas see selline meeleline õnn või hingerahu, südamerahu, mis ulatub üle aja, on ajast kõrgem. Ja arusaadav, see valik ei ole mitte ainult raske inimese jaoks, vaid teatud mõttes ka ambivalentne. Me oleme inimesed, me vajame nagu mõlemaid asju. Kui kaua suudab ajalik inimene olla üle aja, isegi kui meil see soov väga oleks. Ta vajab süüa, juua, sotsiaalseid suhteid, sõpru, mis kõik soodustavad õnne, tõdeb Aristoteles. Selline maine õnn, moodustudes siis tajudest ja tunnetest, jääb muidugi paratamatult heitlikuks. Aga veel enam näivad klaashemmetena purunevad ka need hinge ülendavad õnnehetked, mis sealt jumalikust ajatusest meile antakse. Pill tuleb pika elu peale, ütleb üks rahvasõna. Antiik-Kreeka juhuse ja õnne jumalat Fortunat kujutati ühelt näopoolelt valgena ja teisalt mustana. Võib-olla te olete ka kuulnud ühte Hiina mõistukõne, mis räägib talupojast, kellel oli maa harimiseks vana hobune, ühel päeval jooksis hobune mägedesse ja kui naabrid vanamehele õnnetuse pärast kaasa tundsid, vastas ta, kas õnnetus või õnn, kes teab. Nädala pärast tuli hobune tagasi, kaasas metshobuste kari ja nüüd õnnitlesid naabrid meest õnnel. Õnnetus või õnn,
kes teab, vastas vanamees. Siis püüdis talupoja poeg üht metsikut hobust taltsutada, kuid kukkus ja murdis jala. Jälle kõlas kaasatundjatele sama vastus. Kui tuldi negruteid värbama ja poiss haige jala tõttu pääses, polnud taas muud öelda kui õnn või õnnetus, kes teab. Kõik, mis paistab pealt näha kurid, võib olla varjatult hea. Kõik, mis paistab pealt näha hea, võib tegelikult osutuda kurjuseks. Niisiis oleme arukad, kui me jätame Jumala otsustada, mis on hea ja mis on halb ja täname teda selle eest, et kõik pöördub heaks neile, kes teda armastavad. Nii kõneleb ka pühakiri. Pühakirjas on ka Hiobi raamat, mis kõneleb siis suure jumalamehe Hiobi ustavaks jäämisest, muutuva õnne olukorras. Ta tunneb küll sügavaid haastushetki, aga olgu mis on, ta ei loobu enda ja oma õnne usaldamises siis Jumala hoolde, olles veendunud, et kui see on vaid tema enda hallata, siis kaotab ta lõpuks kõik. Ekstaatiline õnn on küll võimalik, ent suhteliselt lühiajalise kogemusena, mitte pideva seisundina. Üks tänapäeva psühholooge Westman jagas meeleoluskaala 10 astme vahel, alustades masendusega ja lõpetades eufooria ja ekstaasiga. Üliõpilastel paluti 1,5 kuu vältel hinnata iga oma päeva. Seda võite muidugi teie ka kodus teha. Nii et jagate siis oma tunded 10 vahel ära ja saate märkida iga päeva kohta, et mis hinde te panete. Mõnel kõikus meeleolu päeviti väga tugevalt, teisel oli suhteliselt ühtlane. Ameerika tudengite puhul oli keskmine päeva meeleolu, mis ta arvate, palju oli? 6,14. Aga sakslastel? 5,3. No näed, te olete päris spetsialistid. Polegi vaja uurimust teha. Ütlete ka. Sigmund Freud leiab, et see, mida ranges mõttes nimetada õnneks, kasvab välja kuhjunud vajaduste episoodilisusest, järgulisest rahuldamisest. Ja et muidugi, see on nii, kui on paisu taga tükk aega ja siis pääseb õnn pahinal tulema, siis see on üle hetk, aga see ei toimu kogu aeg. Ometi moodustub sellisest õnne intervallilisusest ja suhteliselt stabiilsest inimmeeleolu seisundist tervik, mis ilmselt vastab inimese loomusele. Nii meid loodud ongi ja ei ole mõistlik, kui me kogu aeg elame eufoorias või kui me kogu aeg oleme niimoodi ei soojad ega külmad leiged, et miski meid ei eruta. Ma arvan, et siin inimene peab leidma ka tasakaalu tulenevalt oma natuurist, aga ka sellest nagu tõeliselt inimlikust reageerimisest keskkonnale, olukorrale, kaasinimestele, et kui kõik on rõõmsad, siis on muidugi küsimus, et mis sa seal siis niimoodi tukkunuja moodi istud ja ei rõõmusta kaasa või vastupidi, et seal, kus kõik teatris väga pingeliselt ja tõsinägudega vaatavad, keegi pahvatab palju häälega naerma. Et need on teatud piirid ja kreemiumid, milles me elame. Aga samas need kuuluvad sellise inimliku käitumise ja psüühika juurde. Meelteõnn ja hingerahu.
kas see on terav vastuolu, küsib ka Jüngel ja jätkab, tsiteerin, kas ei ole hingerahu just olemise kõiki tahke rahuldavas õnnes? Kas on võimalik igavest õnne kogeda ja tajuda ilma Mozarti muusikata? Ta siis leiab, et need õnnehetked ja ka meelelised õnnehetked, mida me siit ajalikust ilmast saame, et need on nagu osake või ettevalmistus sellest rõõmust, rahust, mida me tahaksime, et see võiks olla igavene. Ja apostel Paulus kirjutab esimeses Korintuse kirjas peatükk 13:12, praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Aristoteles leiab, et inimesel tuleb vaid osaliselt tajutavast, teoreetilisest ja ajatust hingerahust tagasi pöörduda praktikasse, ajaliku olemise maailma ja ütleb, et ometi ei kao kogetud õnn sealt jäljetult, vaid motiveerib toimima argielus nii, et saavutaksime taas sarnast olukorda. Sellist olukorda on võimalik leida, taotledes optimaalset kooskõla iseenda, kaasinimese ja Jumalaga, seega elu õigluses. Nüüd jõuame sellesse valdkonda, kus siis Aristoteles, ta on seda väga põhjalikult analüüsinud ja kirjutanud, ütleb, et inimene on zoon politikon ehk siis sotsiaalne olend. Õiglus on sotsiaalne suhe, mis tähendab, et õnn pole piiratav üksiku minaga. Minu õnn ei saa Aristotelese järgi iialgi olla üksnes minu õnn. Kui meie väärtused on sellised, et teiste hüve on osa meie enese õnnest, siis võime küsida, et niimoodi veidikene torkivalt, et kas ei tähenda see ikkagi enesearmastuse egoistlikku vormi ehk isekust, milleks igasugust õnnetaotlust vahel ka on tehtud. Aga siin küll vähemalt suur osa eetikutest väidab, et kindlasti ei saa ja ei tohigi seda niimoodi teha. Altruistlikud teod ja eneseohverdus võivad olla küll õnnestavad, inimesele õnne pakkuvad, kuid me ei saa väita, et neid tehakse üksnes oma uhkust või hüve silmas pidades. Fjodor Dostojevski on sarnastele kahtlustele vastanud järgnevalt ja tsitaat. Mul on palju pahesid ja palju patte. Ma kahetsen mõttes nende olemasolu. Kuid et ma väänleksin, kui Fjodor Dostojevski teeks midagi kasu või enesearmastuse pärast. Seda ei tõesta te iialgi ja sellist fakti te ei leia. No, tahaks uskuda, et Dostojevski räägib siin tõtt. Aga vähemalt ma usun inimestena, meil peab olema see hea usksus, et inimesed võivad nii väita ja ka võivad nii käituda. Aga mis on siis õnn? Aristoteliku käsitluse kohaselt seisneb see, nagu juba varem viidatud, Jumala kaevuses ja nimelt inimese enda toimimise ja pingutuste kaudu saavutatavas sellises Jumala tunnetuses, milles nii teoreetiline kui praktiline, ajalik ja igavene kokku põimuvad. Ometi on see õnne loomine inimese poolt siiski vastupidine Nietzsche viimaste inimeste silmapilgutusele, tähendades
hoopis vaadata pärani hinge silmadega Jumalale, nii et vaataja vaadatavaga sarnaseks muutub. See ei ole siis selline tilgake mürki, et tuleks magus uni või magus surm. Kolmas osa minu jutust kannaks pealkirja Evangeelium ja Jakobi redel. Aga enne ma palun nüüd veel teil korraks pilt tagasi visata ja mõelda, millega ma lõpetasin eelmise lõigu, kuidas inimene Aristotelese mõttes saavutab oma õnne, pürgides siis Jumala poole ja püüdes teda kõigi tema käes olevate vahenditega kogeda. Ja nüüd, Martin Luther on sellisele filosoofilist-teoloogilisele õnnekäsitlusele vastandanud niinimetatud evangeelse arusaama. Jumala inimeseks saamise mõte on selles, et teha õnnetutest ja upsakatest jumalakestest, kes siis niimoodi Jumala poole pürgivad ja tahavad ise ka Jumala sarnased olla või Jumalad, tõelisi inimesi, kes mõistavad, et nad on patused ja sõltuvad ainuüksi Jumala armust. Vastupidiselt Aristotelesele, kelle kohaselt inimene tõuseb Jumalani, juhatab evangeelne arusaam pattu langenud inimese, kes tahab olla kui Jumal. Tuletame siin meelde siis ka patulanguse lugu esimesest Moosese raamatust 3. peatükk 5. salm. Juhatab tagasi homo humanuse ehk inimliku inimese juurde. Jumal saab inimeseks, et meiegi võiksime olla tõelised inimesed. Taastada oma loomupärane või loodupärane loomus, see nagu Jumal meid inimesi luues meid näha on tahtnud, luues meid oma näo järgi. Luteri jaoks on keskne siin just siis Kristuse lunastustegu, inimeste patu enda kanda võtmine ja ohvrisurm meie eest, et meie saaksime Jumala õiguseks tema ees. Apostel Pauluse teine kiri korintlastele, peatükk 5.21. Pattude andeks saamine ja Jumalaga lepitamine tähendab ühtaegu inimese vabastamist tema jaoks olemuslikult võõrast ja kurjast, kus on pattude andeks andmine, seal on elu ja õndsus, kirjutab Luter väikeses katekismuses ja ka kuulus kirikuisa Augustinus ütleb, kellel on armulik Jumal, see on õnnis. Ja siin nüüd just jõulueel, advendi ajal on põhjust ja kohane meenutada siis ka jõuluevangeeliumi, kus on juttu inglist, kes kuulutas suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on sündinud päästja, kes on Issand Kristus, Luka evangeelium 2:10 ja 11. Uues testamendis Jeesuse kohta kasutatava sõna sooter tõlgib Luther sõnaga, see on siis saksakeelse sõnaga Heiland, mida eesti keelde on tõlgitud vastega õnnis tegija. Kuigi kreekakeelne sooter tähendab esmajoones päästmist, vabastamist ja lunastamist ning alles seejärel õnnistust või õnnistatud. Niisiis selles mõttekäigus, et Jeesus, keda pühakiri nimetab päästjaks, on meile antud õnn ja õnnistus, näeb siis Luther sellise
nagu kardinaalse sõnumina, evangeelse sõnumina, mis vastandub siis teatud mõttes Aristotelese käsitlusele. Kas see tühistab siis nüüd täielikult aristotelliku mõtteviisi või on tegu otse kui Vana Testamendi usuisale Jakobile ilmutatud redeliga, mis ulatus siis maa peal taevasse ja Jumala inglid astusid sedamööda üles ja alla. Kommunikatsioon ja kommuunia osadus on alati kahepoolne. Ka siis, kui selle osaduse initsiaatoriks ja võimaldajaks on Jumal. Ja paraku on see ju nii ka inimeste suhetes, et see on see platoonilise armastuse küsimus, et ei ole võimalik ühte tõelist suhet luua, kui teine seda ei taha. Aga samas, kui me seisame Jumala palge ees, on küsimus, kas meie tahame. Võib-olla alati meie ei taha ja see on inimese õigus tulenevalt tema vabadusest, aga siis piiblisõnum on seega see jõulusõnum, aga et Jumal tahab, et selline kommunikatsioon tekiks. Küsimus on, kas me siis vastame või ei. Ja nõnda ka Jeesus ütleb enda kohta, mina olen tee ja tõde elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannes 14:6. Tema on siis see initsiaator, tema pakub võimaluse, aga seda teed tuleb inimesel endal minna. Võime ka küsida, et äkki vabastab selline jumalapoolne õigeks mõistmine ja tee pakkumine patuse hoopis õnne igatsusest ja ihalusest. Nüüd, kui me vaatame Jeesuse enda tõlgendusi ja käsitlusi, siis selle vastu räägivad Jeesuse õndsaks kiitmised niinimetatud mäejutluses Matteuse evangeeliumi 5. peatükis. Kreekakeelne sõna makarios, mida Jeesus siin kasutab, tähendab õnnis ehk õnnelik. Ja ma arvan, küllap te olete lugenud või kuulnud neid mäejutluse õndsaks kiitmisi. Jeesuse kõne, kui nüüd mõtleme, mis ta nii kõneleb, pälvib tähelepanu just sellepärast, et see haakub kuulajate huviga õnne vastu. Ka tema kuulajad mõtlevad, mis see õnn on, kas ma võiksin õnnelik olla. Ometi ei kasuta Jeesus ootuspäraseid õnnekujutusi, vaid kiidab õndsaks vaeseid, kurvi ja tagakiusatud. Ta mõtestab ümber õnne tähendusi ja näitab inimestele nende sügavamat väärikust ja väärtust. Boris Pasternaki romaanis Doktor Živago läheb elust vintsutatud Laara raske südamega kirikusse, et seal palvetada. Talle tundub, et maa peaks ta jalge all avanema ja kiriku võlmid pea ümber kokku vajuma. Nii viletsa ja patusena tunneb ta ennast. Kirikuski on kõik tüütu ja hall. Ja siis kõlavad tema kõrvu psalmi laulja sõnad. Tsitaat. Õndsad on vaimus vaesed, õndsad on kurvad, õndsad on need, kelle nälge jänu on õiguse järele. Laara võpatas, räägiti temast. Ta oli seda mõistnud. Ta oli öelnud, õndsad on kurvad, nõdrad ja rõhutud. Neil on maailmale midagi olulist ütelda. Neile kuulub tulevik. Seda oli ta mõelnud. See oli ta tahtmine. Seda oli Kristus õpetanud. Tsitaadi lõpp. Samas ei sea õndsaks kiitmised silmade ette õnne või heaolu, mida inimene ise oma tegevusega oleks saavutanud. Jeesus kinnitab, et see õnn hoopis antakse, kingitakse inimesele. Keegi ei saa end ise Jumala lapseks teha. Jumala lapseks saab see, kellele Jumal end ilmutab ja kellele ta selle õiguse annab.
ja seda Jumala nägemise tõotust esindab ja elab just ette Jeesus Kristus. Niisiis õnn seisneb selles mõttes vastuvõtmises. Me võtame õnne vastu. Immanuel Kanti meelest on õnn seisund, mille eest inimene, kes tunneb ennast selles seisundis olevat, on ülimalt tänulik. Õnnelik mina tunneb vajadust selle eest kellelegi tänu ütelda. Kui see keegi, kellele öelda tänu on Jumal, siis kasvab inimese õnn õndsuseks. Kuna usulise eneseväljenduse juurde kuulub lahutamatult tänu, võiks ka väita, et ristirahvas ongi üks õnnelik rahvas. Õndsuskogemus ei ole lihtsalt üks kogemus teiste kogemuste seas, vaid nimelt selline kogemus, milles me midagi peale hakkame kõigi teiste kogemustega. Kuidas me neid hindame ja mõistame, isegi siis, kui need on kurvad ja halvad kogemused.